Pühapäeval mõtisklesime ühe erilise kohtumise üle. Vana Simeon kohtub Jeesus lapsega templis. See on hetk, mida Simeon oli oodanud kogu oma elu. Püha vaim oli talle lubanud, et ta ei sure enne, kui on näinud issanda Messiat. Mõelgem hetkeks ootamisest. 2010. aastal, kui Tšiili kaevurid olid 69 päeva maa all lõksus, ootas, võime öelda, kogu maailm nende päästmist. Nende perekonnad ei lahkunud kaevanduse juurest, hoides kinni lootusest. Kui viimane kaevur päästeti, täitus nende ootus rõõmu ja tänulikkusega. See meenutab veidi ka Simeoni lugu. Ta ootas, uskus ja lõpuks nägi oma silmaga päästet. Paavst Franciscus on öelnud, ootamine nõuab kannatlikku lootust ja usaldust Jumala vastu. Simeon oligi just selline kannatlik ja usaldav. Kui ta võttis Jeesus lapse oma kätele, täitus tema elu suurim ootus. Ta ütles need imelised sõnad, mida me siiani palvetame õhtupalves. Nüüd lased sa, issand, oma sulasel rahus minna. Täna päeval elame kiires maailmas, kus ootamine tundub raske. Me tahame kõike kohe, kiired vastused, kiired lahendused. Kuid mõnikord on just ootamine see, mis vormib meie hinge. Püha Johannes Paulus II on öelnud, elu tähendab kasvamist ja kasvamine nõuab aega ja kannatlikku ootamist. Simeoni lugu õpetab meile veel midagi olulist, äratundmist. Simeon nägi tavalises väikeses lapsukeses Messiat. Ka meie võime kohtuda Kristusega iga päeva hetkedes, abivajaja näos, lähedase kalistuses, vaiksel palvehetkel. Nii nagu Simeon kandis oma südames püha ootust, kanname ka meie igaüks oma ootusi ja lootusi. Võib-olla ootame tervenemist, lepitust, vastust palvetele. Simeoni lugu kinnitab meile, et Jumal peab oma lubadused. Tema aeg võib erineda meie ajast, kuid ta ei unusta meid kunagi. Ja lõpetuseks kutsun teid mõtisklema, mida teie ootate. Kas oskate näha Kristust oma igapäevaelus? Kas suudate nagu Simeon usaldada Jumala aega?